Tänastes õhutihedates ja energiatõhusates majades on ventilatsioon kesksel kohal. Õnneks ehitusmessil on ventilatsiooniteemalisi messistende küll ja veel. Meie asume sisse soojuspumbad.ee stendi ja räägime ventilatsiooniseadmetest. No alustame juttu sellest, et kuidas üldse koju ventilatsiooniseadet valida, mis need rusikareeglid on? Tuleks ventilatsiooniseade valida enda hoone ruutmeetritele või kubatuurile sobiv, et seadet ei ole mõtet aladimensioneerida ega ka liigselt üledimensioneerida. Lisaks peaks vaatama, et oleks põhjamaa või külma kliimasse sobiv soojustagastuse viis, et ilma soojustagastuseta tänapäeval ventilatsioonilahendust ei ole mõistlik valida. Ja kolmandaks tuleks vaadata, et oleks siuke keskne korralik ventilatsiooniseade, kus on siis sees olemas korralikud ventilaatorid, oleks olemas filtrid ja soojustagasti. No see tähendab seda, et justkui valida on väga paljude erinevate mudelite vahel. Kui palju üldse on selliseid eri mudeliklasse, näiteks nüüd antud juhul siis Flexiti valikus? Eri mudeliklasse on erinevaid, et ka siin messil oleme välja toonud erinevad variandid. Peamiselt sõltub valik siis sellest, et kuhu saab seadet paigaldada. Et näiteks, kui me paigaldame seadet pööningule, siis meil on ühed mudelid. Kui me paigaldame seadet seinale, siis meil on teised mudelid. Ning veel kolmandad mudelid on siis, mis saab näiteks lae alla kinnitada või pööningule lapikuti kinnitada. Rääkisid soojusvahetist. Soojusvaheteid on mitmed tüüpi. Just täpselt, neid on mitmeid tüüpi ja Flexiti puhul me räägime siis ainult rootorsoojustagastitest, et nemad on Skandinaavia ettevõte, Rootsis toodetakse seadmeid ja põhjamaises kliimas siis on kõige mõistlikum kasutada just rootorit. Üks oluline asi nende ventilatsiooniseadmete puhul on see, et see müratase ei tohi liiga kõrge olla. Kuidas Flexiti seadmetel on? Müratase sõltub alati esiteks sellest, et ventilatsiooniseade oleks dimensioneeritud õigesse ruumi ja õige õhuhulgale töötama, et meil ei ole mõtet liiga väikest seadet panna teenindama liiga suurt ruumi. Ja teine asi on see, et seadme kest peab olema hästi isoleeritud ja kolmandaks tuleb ka läbi mõelda alati torustiku peale paigaldatavad mürasummutid. Et kuna tegemist on ikkagi liikuvate komponentidega seadmes sees, siis mingid müra nad teevad. Flexiti puhul kasutatakse müra summutamiseks kestas isolatsioonimaterjali ja seadmest välja tulev müra on alati väga vaikne ja siis torustikku minev müra tuleks lisamürasummutitega maha summutada, kuigi see on juba tehase poolt üsna madala müratasemega. No tänasel nutiajastul me oleme harjunud sellega, et kõik asi käib mobiiltelefonist. Ma oletan, et ventilatsiooniseadmetega on tegelikult sama lugu. Täpselt nii, et Flexitil on standardvarustuses telefonirakendus, seadme saab internetiga ära ühendada ja siis kasutada Flexit Go telefonirakendus selle seadme distantsilt juhtimiseks. Kuid samamoodi on võimalik ka lokaalne juhtimine, selle jaoks on meil olemas puutetundlik juhtpaneel. No tänapäeval, kui me räägime ehitusturust, siis kõikvõimalikel materjalidel, kõikvõimalikel toodetel on alati mingisugused regulatsioonid, millega siis tagatakse see, et klient saaks selle asja, mis talle lubatud on. Kuidas ventilatsioonimaailmas on? Et ventilatsioonimaailmas on laias laastus samamoodi. Seadmete puhul tuleks jälgida seda, et seadmel oleks olemas näiteks Eurovendi sertifikaat, mis siis tähendab seda, et kolmas osapool on seadme võtnud tehasest ja katsetanud seda ja seade vastab kõikidele parameetritele, mida tehas näitab. Ehk me saame olla kindlad kasutajana, et energiatarbimine, kasutegurid on ka reaalses elus saavutatavad. Flexiti puhul on Eurovendi sertifikaat olemas ja me saame olla kindlad, et nii müratase samamoodi on nii, nagu teda tehnilistes andmetes näidatakse. Soojuspumbad.ee on koht, kus loomulikult on ventilatsiooniseadmed tähtsal kohal, aga tegelikult see pole kõik, mida ettevõte pakub. Just nii, et soojuspumbad.ee pakub terviklikku sisekliima lahendust, et alates ventilatsioonist kuni soojuspumpade ja konditsioneerida õhuniisutajateni välja. Et saame pakkuda maasoojuspumpasid, konditsioneere, õhkssoojuspumpasid, õhk-vesisoojuspunpasid ja kõike, mis sinna juurde kuulub. Tänapäeval me veedame rohkem aega sees tihtipeale kui õues, mis tähendab seda, et värske õhk tubastes tingimustes on olulisel kohal, sest sellest sõltub väga suuresti meie tervis. Ärge alahinnake ventilatsioonisüsteemi tähtsust enda elamises ja kui plaanite ventilatsioonisüsteeme, rääkige spetsialistidega, nemad oskavad soovitada teile õige seadme. Miks mitte soojuspumbad.ee spetsialistidega?